9. loenguga sarjast Kaukaasia eestlaste ajaloost. Tänase loengu pealkiri on Kasinka allmäe. Sellise nimetusega asula tekkis 1869. aastal Stavropoli kubermangu. Miks ta sellist nime kandis ja kuidas elasid selle küla elanikud, sellest me tänases loengus räägimegi. Eesti Rahvusarhiivis on mitu Balti kindralkubernerile saadetud kirja, kus Stavropoli kuberner, meile tuntud juba Vlastov, teatab, et Stavropoli kubermangu saabusid 1869. ja 1807. aastal suurel hulgal nii üksikult kui rühmadena peresid Eestimaa ja Liivimaa kubermangudest. Stavropoli kubermangu võimude jaoks sai nendest üks suur rühm, mida nad siis nimetasid Balti kubermangu eestlased. Sellega püüti neid eristada mingil viisil 1866. aastal Krimmist ja Samara kubermangust Kaukaasiasse saabunud eestlastest. Sellest kirjast ei ole võimalik välja lugeda, kas need arvud kajastavad ainult Eestimaa kubermangust või ka Liivimaa kubermangust välja rännanud ja millal nad täpselt Stavropoli kubermangu tulid. Krasnodari arhiivis tegelikult tuli välja veel dokumente, mis võimaldavad oletada, et osa esimestest otse kodumaalt ka Stavropoli kubermangi saabunud eestlastest soovis asuda Kubani oblastisse, kuid neil see ei õnnestunud. Nimelt Kubani oblasti Urupi ringkonna ülem kirjutab 7. augustil 1869 Kubani oblasti ülema abile Mägi valitsuse alal selle kantseleisse siis, et ta tagastab 29 Eesti pere palvekirja ja annab teada, et neid tema ringkonnas ei ela. Seepeale saatis Kubani oblasti ülem abi kantselei sellele Kaukaasia armee ülejuhatajale adresseeritud palvekirja 18. augustil 1869 kaaskirja Kubani oblasti Selentšuki ringkonna ülemale, paludes välja selgitada, millal ja kus palvekirja esitanud Selentšuki ringkonna saabunud on ja kus nad elavad, sest kantselei nende kohta andmeid ei ole ning palvekirjas nimetatud Kasinka küla ei asu Kubani oblastis või on eestlased küla nime valesti kirjutanud. No, tõenäoliselt eestlased võib-olla, kuna see Kasinka asus seal, nagu me mäletame, seal Kubani ja Stavropoli piiri peal, siis nad ei pruukinud üldse mäletada või teadagi täpselt, kus need piirid asuvad. Seda me rääkisime siin ühes varasemas loengus ka, et selliseid segadusi esines. Ja lisaks oli siis veel, et kui palvekirja esitajad asuvad Selentšuki ringkonnas, tuleb nad nende palvele vastata eitavad ja Selentšuki ringkonna ülem vastas 30. augustil 69, et Kasinka küla asub Petikorski maakonnas, mille politsei valitsusel on ta kantselei palve koos Eesti kubermangu 29 Eesti pere palvega edasi andnud. Rohkem selles toimikus ei ole seda palvekirja ennast, eks ole, ei ole selgunud ka need nimed, kes seal esinesid, selle järgi oleks võimalik teha kindlaks, kas need olid juba 1860 sisse seadnud eestlased või juurde tulnud hiljem. Stavropoli Eestimaalt tulnud eestlased suunati võimude poolt Kasinkasse, kus juba, nagu me mäletame, mis asutati siis 1866. aastal ja kus elasid juba Krimmist ja mõni Samarast tulnud eestlane. Ja lühikest aega nad vist seal suutsid kuidagi elada, aga hiljem ilmselt ka suure uue rahva peale tuleku puhul
ei leidnud nad ühiskeelt. Ja tulemusena siis Balti kubermangudest hiljem juurde tulnud eestlased asusid Kasinkast 6 versta kaugusele mäe alla ja asutasid seal teise küla, mille nad nimetasid Altmäe alguses või Allmäe. Ja ametlikus dokumendides hakati seda kasutama ka samamoodi Kasinka Podgornaja, sest ametlikult oli selle küla elanikud ikkagi Kasinka kogukonna liikmed, sellepärast see topeltnimi. Ma kujutan ette, et see topeltnimi ei pruugi üldse meeldida osadele Allmäe küla elanikele, sellepärast et nemad on harjunud, et nende küla asutati 1869 ja selle nimi oli Allmäe. Vastuse küsimusele, millal Kasinka Podgornajast sai Podgornaja, leiame dokumendis, kus Stavropoli kubermangu saadetakse vastus küsitlusele, mida viis läbi Eesti kuberner 1886. aastal. Ja selles on antud selgitus sellele ja kus on öeldud, et eestlased hakkasid Stavropoli kubermangu saabuma 1865. aastal. Siin on näidatud, kuidas aastate kaupa see toimus. Ja siis on kirjutatud, et nad on 2 kreisis tulnud siis Aleksandrovskisse ja Medvežeskisse. Ja meid huvitab see Aleksandrovski praegu. Ja siin on selgitus, et eestlased, kes asusid Aleksandrovski kreisi, ei olnud eraldi maad, neil eraldi maad ei ole neil eraldatud ja 1865. aastast kuni 1883. aastani nad kasutasid ühist maad koos talupoegadega, kes elasid Kasinkas. Ja siis, kui tekkisid eestlaste ja vene päritolu talupoegade vahel arusaamatused, need olid tõsised konfliktid, me jõuame selleni, siis eestlastele eraldati Kasinkast maa 5096 dissetiini maad, mis siis tegi 13, millegagi siis dissetiini hinge peale ja nendest siis moodustati eraldi asula, mille nimi siis on Podgornaja ehk siis Allmäe. Rahvusarhiivis leidub tollest ajast ka Stavropoli kuberneri vastavi kirju Baltimaa kubernerile. Esimene kiri andis Balti kuberner Aldebinski Eestimaa kuberner, keda me siin alles eelmises loengus meenutasime. Edasi, et 27. septembril 1869 Stavropoli kuberner on teatanud, et tema kubermängu saabus 2 rühma, 37 peret ja 74 peret eestlasi Eestimaa ja Liivimaa kubermangudest. Stavropoli kuberneri sõnul peatusid nad stepis ning esitasid passid ja vabastustunnistused, paludes kuberneril asuda nad Stavropoli kubermangu. Stavropoli kuberner märkis, et kuigi Stavropoli kubermangus pole vaba maa asunduse jaoks, pidi ta võtma arvesse esiteks talve lähenemist ning seda, et nii suure hulga inimeste, sealhulgas väikeste lastega tagasisaatmine kodumaale võib lõppeda halvasti. Teiseks, ega seda, et oma kodukohast lõplikult lahkunud ja varata inimeste kubermangust välja saatamine laostaks need inimesed täielikult. Seetõttu oli Stavropoli kuberner halbade asja tagajärgede ärahoidmiseks sunnitud eestlaste esitatud dokumendid läbipandamiseks vastu võtma ja lubama neil, kellel oli õigus ümber asuda, ühineda Kasinka Uhtorgu rajatud asundusega, kus juba elas 88 Eesti peret. Need, kellel ei olnud seaduslikku õigust ümber asuda, pidi siiski tapiga kodumaale tagasi saatma. Stavropoli kuberner kutsus tegelikult Balti kubermangude kubernere koostööle, et Stavropoli saabunud eestlased võetakse uues kohas kogukonna arvele. Teises kirjas
märkis Stavropoli kuberner Vlastov 17. juulil 1870, et viimasel 2 aasta jooksul on hakanud saabama palju eestlasi Eesti ja Leivimaalt kubermangudes, kes tulevad koos peredega ainult passi ja kindla veendumusega, et saavad takistuseta ümber asuda. Ilmselt lähtudes kirjadest, mida neile varem saabunud usukaaslased on kodukohta sugulastele saatnud. Stavropoli kubermangus on eestlaste asumiseks vaba ainult üks sobiv maatükk Kazinka oru lähistel, kuid sinna on kogunenud juba nii palju eestlasi, et uute tulijate jaoks on jäänud vähe vaba maad. Kuna eestlased saabub aina juurde ja arvatavasti on paljud ka alles teel, on ette näha seda maa-ala lõplikku täitumist. Vlastov andis teada, et kõik, kelle maad ei jagu, saadetakse tagasi. Selleks, et säästa inimeste kurnavast tagasiteest, palus ta Balti kubermangus igal poolt teatada, et eestlastele ette nähtud maad Kazinkas on juba asustatud ja muid maid asustamiseks ei ole ning eestlased peaksid loobuma Stavropoli kubermangu ümberasumise kavatsustest, sest nad saadetakse sealt tagasi. Eespool juba viidatud ülevaates Kaukaasiasse ümber asunud eestlaste kohta, kus Eestimaa kuberner küsis ülevaadet ja mille Kaukaasia Krai sõjaväe ja tsiviilvalitsuse ülema kantselei esitas 1886. aastal Eestimaa kubernerile, on kirjas, et Stavropoli kubermangu asus 1869. aastal 51 ja 1870. aastal 129 Eesti peret. Gruusia Rahvusarhiivi ajaloo keskarhiivi Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse departemangu toimikus on talletatud osa selle peavalitsuse ülema Nikolai ja Stavropoli kuberneri kirjavahetusest, mis käsitleb Eesti ja Liivimaa kubermangudest tulnud eestlaste palvekirju ja ka telegramme Kaukaasia asevalitsejale. Telegrammid väärivad erilist tähelepanu, sellepärast me tuleme nende juurde tagasi. 15. jaanuari 1871. aasta kirjas Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülemale märkis Stavropoli kuberner Vlastov, et fürst Trubetskoi on talle 29. juulil 1870 telegrammi teel teatanud, et 115 Eesti pere esindajad olevat saatnud Kaukaasia asevalitsejale telegrammi, millest nad kirjutavad, et esitasid 29. mail Stavropoli kubernerile palve asustada nad Kazinkasse, kuid ei leidnud koha peal voolavat vett ega ühtegi kaevu ning paluvad asevalitsejad kaasabi ja soodustusi. Asevalitseja olevat käskinud neil pöörduda Stavropoli kuberneri poole. Fürst Trubetskoi palus kuberneril tagasisidet. Seepeale kutsus Stavropoli kuberner enda juurde eestlaste esindajad Madis Kurkuse ja Mart Almani, et küsida neilt täpsemalt asevalitseja saadetud telegrammis soovitud soodustuste ja abi kohta. Oma kirjas täpsustas kuberner, mida eestlased siis soovivad. Ja neid tingimusi oli seal 3. Esimene, abi sisse elamiseks, mis seisneb tagastamatult rahalisest toetusest nii palju, kui võimud otsustavad, aga kui tagastamatut toetust ei saa, siis laenu. Sellele lisaks siis samuti viljalaenuks nii palju, kui võimud võimaldavad perede toitmiseks kuni uue saagi koristamiseni. Teine punkt, et valitsus rajaks Kazinka maatükile kaevu, sest kuna kaev peab olema väga sügav, pole eestlastel endil selleks vahendeid. Kui selleks kaevu pole aga rajada võimalik, siis endi ümberasustamist teise kohta. Ja 3. punkt. Kõigi neid toetusi nad nimetavadki soodustusteks. Graf Trubetskoi oli nähtavasti Sergei Trubetskoi, Sergei Nikititš Trubetskoi sünniaasta 1829, 1899 surmadaatum, oli Kaukaasia asevalitseja adjutant ja dokumentides nähtuvad tema välikantselei Pohodnõja kantseleeria ülem. Aastatel 1866 kuni 1877 kindralmajor
Telegramm, mille ala kirjutasid Madis Kurkus ja Mart Alman, on saadetud 28. juulil 1870 ja selle tegelikult õnnestus saada sellest koopia ja seda on võimalik isegi nüüd näha. Edasi kirjutab kuberner samas kirjas, et tema korraldusel pidi Petikorski maakonna politseiülem eestlaste vastuseks edasi andma järgmise sõnumi. Stavropoli kubermangus ümberasutajate mingit soodust ega toetusi ei anta. Juba neile antud võimalus Stavropoli kumbergangu asuda on eriline armulikus. Eestlased peavad selgelt väljendama soovi Kasinkasse asuda, kui nad seda ei taha, lubab kuberner anda käsu peatada kirjavahetuse nende ümberasustamise kohta ning eestlastel tuleb otsustada, kas nad ära kolivad, sest Stavropoli kubermangus muid vaba maad ei ole ning kuberner ei saa lubada neil elada Kroonumaal, mille eest nad riigimakse ei maksa ega täida muid kohustusi. Kui nad aga soovivad Kasinkasse asuda ja nende arvele võtmiseks takistusi siis ei ole, on kuberner nõus esitama nende laenutaotluse Kaukaasia asevalitsejale, kuid hoiatab, et nad ei saa loota selle rahuldamisele, sest selleks ei ole raha ette nähtud. Kui eestlased ei soovi abi saamata Kasinkasse asuda, asuvad tuhanded vene rahvusest asunikud hea meelega nende asemele. Mis puudutab valitsuse kulul veemaa seest kättesaamist eestlaste jaoks, ei ole võimalik seda palvet täita, sest valitsus pole kohustatud võtma enda peale külade majanduslikku korraldamist. Kui eestlastele ei meeldi maa, kuhu nad on palunud enda asustada, võivad nad otsida teise koha, kus neile meeldib. Kuberner selgitas, et talle esitatud hinnangu järgi on nimetatud 115 Eesti peret, kui ka teised aastatel 1869 ja 1870 tulnud eestlased kokku 195 peret, väljendanud soovi jääda Kasinkasse, kuid paluvad kuni uue saagi lõikusini laenuks vilja, sest nad jõudsid Kasinkasse aasta ajal, mil viljakoristus oli juba läbi ja oma töö eest vilja saada polnud võimalik. Ning muul viisil elatise teenimine on samuti võimatu, sest nad pole veel tuttavad kohalike oludega ja elanikega. Ühtlasi vajavad nad elamuid, sest mõned neist elavad lausa lageda taeva all, mis tõttu on terved pered haiged, mis omakorda takistab elatise teenimist. Kaasa nad midagi tuua ei saanud, sest olid samas olukorras ka endises elukohas. Lisaks mainis kuberner, et eestlaste esindajad Madis Kurkus ja Juhan Peri on esitatud temalegi palvekirja, milles nad kordavad soovi vilja laenata ja selgitavad, et peale viljalaenu soovivad nad veel maksudest soodustust ja vabastust nekroti kohustusest. Seejärel analüüsis kuberner põhjalikult seda, kuidas eestlaste palved on vastuolus seadustega ette nähtud soodustuste andmise korraga, millel võib lühemalt ilma viiteta õigusaktile kokku võtta umbes nii. Esimene, maksusoodustuse asjus. Soodustused on lubatud talupoegadele, kellele riigivarade ministeerium on andnud loa asuda piirkondadest, kus on maapuudus ja kitsikus, kuid kuna eestlased tulid Stavropoli kubermangu üldiselt tingimustest ilma nimetatud ministeeriumi lugata, ei ole neil õigus sellisele soodustusele. 2. Nekroti kohustustest vabastamine asjus. Seaduse järgi saab nekroti kohustustest vabastada maata talupoegi, kes ei soovi maad, eestlaste seesuguse hulka ei kuulu, nad peaksid oma nekroti kohustuse täitma eelmises elukohas, kuid äsja on Siseministeeriumi telegrammi teel teatanud, et nüüdsest saavad teistest kubermangudest tulnud isikud, kes elavad Stavropoli kubermangus passi alusel, täita nekroti kohustust Stavropoli kubermangus. Ja 3. Viljalaenu asjus. Seaduse järgi saab viljalaenu anda küla kogukonna liikmete vastavalt kogukonna otsusele, kuid need eestlased ei kuulu veel Kasinka kogukonda
Nende arvele võtmine see asjus alles peetakse kirjavahetust ja seetõttu ei saa korda nende suhtes kohaldada. Pealegi ei ole Kasinka kogukonnal endal viljavarusid ja neil juba lasuvad vilja ja raha laenud, mille nad said valitsuselt Krimmist ümberasumiselt. See siis puudutab varem tulnud eestlasi. Edasi kirjutas kuberner, et võttes arvesse eestlaste soovi asuda Kasinkasse ja nende äärmiselt suurt vaesust on hädasti vaja nendele laenu anda, sest muidu võivad nad jääda toidupuuduse tõttu nälga ja haigeks ning võib korduda see, mis juhtus Vätka ümberasujatega. Seda, mis juhtus Vätka ümberasujatega, ei õnnestunud kusagilt leida, seega me ei tea tegelikult. Selle viljalaenu palve rahuldamine aga ei käi üle jõu mitte ainult Kasinka kogukonnale, vaid terve Naguti vallale, sest teisedki sealsed asundused on rajatud hiljuti. Niisiis oleks õigusaktide järgi võimalik sellest viljalaenu saada ainult toitlustuskomisjoni korraldusel. Vätka nende ümberasutajate juhtumi kohta tõesti ei ole teada, vaid kaudsetest vihjesest mõnest allikast võib järeldada, et paljud neist jäid haigeks ja surid. Seepärast üritasid võimud kehvas majanduslikus olukorras ümberasujaid toetada, et seda ei korduks. Edasi kuberner esitas põhjalikud arvutused vilva koguse kohta, mida oleks vaja laenata 6 kuuks 1871. aasta 1. veebruarist kuni 1. augustini 145 Eesti perele, lisades, et kuigi Kasinkasse elama asumise ja laenu taotlemise nimekirjas, mille esitas Pятигорski maakonna politsei ülem, on 195 peret, selgus selle nimekirja võrdlemises Stavropoli kuberneri kantseleis olevaga, et 50 peret Eesti kantseleis nimekirjas ei leitud ja 3 perele on ümberasumiseks ära öeldud. Seega saab viljalaenu anda kokku 508 hingele, 289 mees ja 219 naishingele. Kuberner pidas vajalikuks eraldada iga hinge kohta nii palju vilja, nagu on ette nähtud allaastme sõjaväelasele. Seejärel arvutas ta toiduks vajalike viljakoguse rahase ümber, saades novembri keskmise vilja hinna põhjal kogu summaks 3549 rubla 57 kopikat. Seejärel arvutas ta, kui palju iga meeshingi kohta vaja nisu ja rukiseemet, ning sai külvi jaoks vajaliku summaks 939 rubla. Laenusummaks kokku tuli 4488 rubla 57 kopikat. Seejärel jõudis kuberneri asevalitseja peavalitsuse ülema tähelepanu sellele, et kuna laenusaajad ei ole üheski tema kubermangu kogukonnas arvel, ei saa neile seaduse järgi üldse viljalaenu anda, kuid kuberner palub asevalitsejad teha erand. Kuberner lisas, et teda sunnivad sellist palvega asevalitseja pöörduma ainult nälja ja haiguse oht. Veel märkis kuberner, et kui eestlaste kogukonna arvamiseni tuleks see laen arvestada iga perele eraldi, lõpuks lubaks ta veel kord kirjutada Balti kindralkubernerile ja 3. korda paluda tal avalikult teatata, et Stavropoli kubermangus ei ole eestlastele ümberasumiseks vaba maad. Selle Stavropoli kuberneri kirja saatis Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse riigivarade valitsuse endise riigivarade departemangi juhataja 26. jaanuaril 1871 edasi asevalitseja peavalitsuse departemangu direktorile, et see teeks asjakohased korraldused. Koos selle kirjaga saatis ta endise riigivarade departemangu 29. juuni 1860. aasta toimiku eestlaste asumise kohta Kasinkasse. Needsamad peavalitsuse departemangu toimiku dokumendid, mida on seni käsitletud ja mis on meile suureks väärtuseks, et saada aru, mis seal toimus. Ja peavalitsuse ülema 18. jaanuari 1871. aasta vahekirja, mis oli adresseeritud Stavropoli kuberner. Nagu näha, saatis peavalitsuse ülem Nikolai vahepeal
18. või 19. jaanuaril 1871 Stavropoli kuberneri Vlastovile isiklikult veel ühe kirja eestlaste poolt Kavkaasia asevalitseja saadetud telegrammi asjas, paludes andmeid selle kohta asevalitsejale ettekande tegemiseks. Tõenäoliselt on selles kirjas silmas peetud eestlaste telegrammi, mille nad saatsid 12. jaanuaril 1871 asevalitsejale Madis Kurkus ja Peeter Mellikov, kurtes taas veepuuduse üle ning paludes seekord ka toiduabi, rahalist toetust, laenu ja soodustusi Negroti kohustustes. Stavropoli kuberner vastas Nikolai kirjale 27. jaanuaril 1871 ja märkis, et ta on juba avaldanud oma arvamuse 14. jaanuaril saadetud kirjas. Edasi väljendas kuberner selles kirjas otsekoheselt oma suhtumist Stavropoli kubernangu saabunud teistest rahvusest sisserändajatesse. Ta pidas mõttetuks asustada tööjõudu vajavasse kubermangus selliseid inimesi, kes aina taotlevad kroonult soodustusi ja rahalisi toetusi. Näiteks tõi ta 1866. aastal Krimmist saabunud eestlased ja kreeklased, kes tema sõnul olid saanud kroonult laenu nii rahas kui viljas, kuid ei püüdnudki neid tagasi maksta ning hiilisid sellest igatpidi kõrvale ja aina palusid laenude tühistamist, olles valitsusele ainult koormaks. Kuberner Vlastov oli ise ka kreeklane, kelle esivanemad asusid 18. sajandil Venemaale elama. Seetõttu pidi ta mõistma Türgist välja rännanud rahvuskaaslaste rasket olukorda. Eri andmetel saabus ajavahemikust 1863 kuni 1865 Türgist Stavropoli kubermangu Venemaa võimude kutsel ligi 4000 kreeklast, kelle hulgast paljud surid esimesel aastal raskete olude tõttu. Teised üritasid pöörduda tagasi, kuid see õnnestus vähestel. Arvatavasti nõudsid nad võimudelt alatasa mitmesuguseid soodustusi, mida neile olevat lubatud enne ümberasumist. Tema sõnul selgus 195 pere küsitlemisel, et taotluse esitanud saadikud on omavoliliselt saanud taotlusesse mõne osa, mida ülejäänud taotlejad ei kinnitanud. Tegelikult soovisid eestlased peamiselt abi esimeseks aastaks. Seejärel pidas ta soovitatavaks, et need eestlased, kes peale viljalaenu küsivad veel mingisuguseid soodustusi ja toetusi, lahkuvad Stavropoli kubermangust, sest küsimus nende kogukonna arvamise kohta pole veel lahendatud ja piirkond neid ei vaja. Sellele kirjale lisas kuberner Vlastov koopia oma 14. jaanuari vastuses eestlastele 9. oktoobril 1870 ja 12. jaanuaril 1871 aasta palvekirjadele, millele olid esitanud Madis Kurkus ja Peeter Mellikov ning mis olid adresseeritud otse kubernerile. Sellest vastusest oli ta märkinud, et esimene, soodustusi antakse neile, kes saavad ümberasumisest loa riigivarade ministeeriumi. Kuna eestlastel luba ei ole, ei saa nad ka soodustusi. Negroti kohustustest kedagi ei vabastata ja nii kaua, kui nad ei ole arvel ka siin ka kogukonnas, peavad nad kindlasti täitma seda kohustust oma eelmise kogukonna järgi, kuid nüüd on saadud luba Stavropoli kubermangust passi alusel elavate isikute Negroti kohustuste täitmiseks koha peal. 3. viljalaenu neil mingit õigust saada ei ole, sest nad pole veel ka siin ka kogukonna liikmed. Ega saa seda millegiga tagada selle tagasimaksmist. Seega seda enam, et keegi ei ole neist siia elama kutsutud ning neil pole mingit takistusi leida endale väljaspool Stavropoli kubermangu teine koht, kui nad seda soovivad. Poolest oli ta palunud Kavkaasia asevalitsejad nende jaoks viljalaenu toiduks ja külviks, kuid tuleb ära oodata suurvürsti otsus. Nagu selgub samasse toimikusse köidetud kirjast, mille saatsid 1871. aasta veebruaris siis Kavkaasia asevalitseja, tema peavalitsuse ülem ja peavalitsuse departemendu direktor, oli valitsev senat
23. mail 1866 avaldanud, et Stavropoli kubermandus toidukapital on viidud Kaukaasia asevalitseja alluvusest Siseministeeriumi valitsusalasse. Kirjas on märgitud, et kui asevalitseja suvatseb pidada kuberneri palvet enda Eesti ümberasujatele 4448 rubla 57 kopikat suurune laen kaalukaks, tuleb pidada nõu siseministriga. Peavalitsuse ülem Nikolai märkis samas, et tema peab Stavropoli kuberneri ettepanekut tähelepanu väärivaks. Sellele järgnes 1871. aasta veebruaris asevalitseja allkirjaga kiri siseministrile, milles asevalitseja palus eraldada Eesti peredele Stavropoli kuberneri näidatud rahasumma. Selgituseks on samad põhjendused, mis Stavropoli kuberner oli esitanud. Nii sai Eesti ja Liivimaa aastatel 1869-1870 Kazingasse tulnud talupoegade näljakehäda Stavropoli kuberneri ettepanekul lahendatud. Viljalaen pidi aitama neil hakkama saama kuni 1871. aasta sügiseni. Selleks aga, et nad saaksid jääda ümberasujatena elama Stavropoli kubermang, oli vaja vabastustunnistusi koduvaldadest. Ja kõik eestlaste ülejäänud nõudmised lükati tagasi. Selle kohta on esitatud Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülem Nikolai 12. veebruaril 1871 kiri Vlastavile, millest on teatatud, et kuberneri poolt asevalitsejale 27. jaanuaril 1871 esitatud ettekannetest lähtudes andis asevalitseja korralduse viia kuberneri ettepanekul ellu ning keelduda eestlaste nende palutud soodustuste ja rahalise abi andmisest. Vabastustunnistuste saamine võttis mõnikord mitu kuud, aga isegi aastaid. Peamiseks põhjuseks oli hingemaks, sest kui lahkumise ajal olid talupojad kõik kohustused kogukonna eest täitnud ja ära maksnud, sealhulgas hingemaksu vahel ka pool aastat ette maksnud, tuli poole aasta pärast ikkagi maksta juba uus summa. Nii pidi vabastustunnistuste väljarändaja, kes elas Krimmis või Kaukaasias, tasuma hingemaksu ka edaspidi oma koguvallale. Vallalt omakorda nõudis kroonupalat maksude tasumist hingerevisjoni alusel ja kuna kehtis kogukondlik vastutus, pidid nad maksma maksu kõigi kogukonnas arvel olevate maksukohuslaste, sealhulgas ka väljarändajate eest. Vald omakorda nõudus hingemaksu sisse väljarändanud. Vabastustunnistus anti välja tingimusel, et maksud on makstud. Kazingasse väljarännanud sai maksu tasuda maakonna keskuses Petigorskis ja saata maksukviitungi koduvalda. Kui väljarändajad ei olnud aga maksu jaoks raha, sattus ta võlgnikuga surnud ringi. Ilma vabastustunnistuseta ei võetud teda uues elukohas arvele, sealhulgas ei mõõdetud välja maad, mis andnuks võimaluse seda raha võla maksmiseks saada. Et saada vabastustunnistus, seega aja peale, kui võlgnik sai makstud eelmise tema poolt nõudnud summa, kogunes juba uus võlg. See oli niisugune surnud ring, mis kestis mõne väljarändajate kohta aastaid. Eestimaa Rahvusarhiivis Eestimaa kuberneri kantselei fondis on mitu toimikut, mis sisaldavad pikka kirjavahetust Stavropoli kubermangu ümber asunud talupoegade vabastustunnistuste asjust, kus on näha, kui suureks probleemiks vabastustunnistuse saamine väljarändajate jaoks kujunes ja kui järjekindlad hingemaksu sisse nõuti. Seda käsitleme käesoleva ülevaate eraldi peatükis. Tuletame meelde, mis see hingemaks ehk peamaks siis oli. See oli pearaha, Podušne podat oli riigimaks, mis kehtestati 1724. aastal Peeter I. Hingemaksu pidid maksma maksustatud seisuse mehed vanuses 15–60 aastat ning 1860. aastal oli see sõltuvalt piirkonnast kas 1 rubla 15 kopikat kuni 2 rubla 61 kopikat aastas.
mida tasuti poole aasta kaupa. Oklaadi-raamatutes näib, et Eestimaa kubermangus oli aastamaks eri aastatel erinev. Näiteks 1870. aastal oli algul 1 rubla 87 kopikat mees hinge kohta. Hingemaks kaotati 1. jaanuaril 1887 välja arvatud Siberis. 2. märtsil 1871. aastal kirjutas Balti kindralkuberner Bagration kirja Eestimaa kubernerile, nüüd oli siis uus kuberner Šahhovskoi. Selles edastas ta Stavropoli kubernerilt saadud kirja sisu. 1869. ja 1870. aastal Stavropoli kubermangu saabunud eestlased on kehvas olukorras. Kuna neil puuduvad vabastustunnistused, ei ole nad seaduse järgi võimalik neil abi pakkuda. Kuna arvestades nende äärmiselt kehva olukorda ning kartes nälga ja haigusi, on Stavropoli kuberner palunud Kaukaasia asevalitsejalt teha neile erand viljalaenu andmisel. Ent Stavropoli kuberner on mures selle laenu tagasimaksmise pärast, sest eestlased pole üheski kogukonnas arvel ja võivad asuda mujale, mistõttu tuleb tema arvates võimalikult kiiresti lahendada nende Stavropoli kubermangus arvele võtmise küsimus. Ta on palunud, et Eestimaa kubermangu kroonupalat edastaks kiiremas korras Stavropoli kubermangu kroonupalatile talupoegade arvele võtmiseks vajalikud andmed. Et sealhulgas andmed nende kohta, keda seaduse järgi arvele võtta ei saa. Selle peale kirjutas Eestimaa asekuberner Polivanov Eestimaa kroonupalatile, edastades saadud kirja koopia ja paludes lahendada kroonupalatist Stavropoli asunud eestlaste arvelt mahavõtmise küsimused. Eestimaa kroonupalat teatas 27. märtsil 1871. aastal oma vastuses Eestimaa kubernerile, et ta tegeleb ümberasujate revisjoni andmete ja vabastustunnistuse hankimisega kogukondadest. Ümberasujate andmed on saabunud pika aja jooksul ja kuigi seaduse järgi peavad vabastustunnistuse hankimise eest hoolt kandma ümberasujad ise, tuleb Eestimaa kroonupalat Stavropoli kuberneri kroonupalatile vastu ja on võtnud selle töö enda peale. Paraku kogukondadest vabastustunnistuste saamine võtab kaua aega, sest kogukonnad reageerivad aeglaselt ja ebapiisavalt. Siiski on juba õnnestunud 130 perekonna Stavropolist arvele võtta ning 23. märtsil 1871 on saadetud Stavropoli kroonupalatile revisjonilehtede koopiad ja vabastustunnistused veel 79 pere kohta. Nüüd aga on saabunud nekroti võtmise aeg ja arvestust ei tohi muuta. Kogukondadelt ei ole võimalik vastuseid saada, mistõttu tuleb oodata nekrotiks võtmise lõppu ja siis kogukondadest uuesti andmeid küsida. Kui kroonupalat loodab siiski, et varsti on võimalik kõik vajalikud andmed edastada. Bagration, Pjotor Romanovitš Bagration, sünniaastat 1818–1876, Balti kindralkuberner aastates 1870–1876, väljas vahetas siis välja eelmise kindralkuberneri. Samuti on vahetunud siis ka Eestimaa kuberner, nüüd oli kuberneriks Mihhail Valentinovitš Šahhovskoi, Glebov Strešev, eks ole. Peab ütlema, et siiski on ka valdu, kes ise hoolitsesid selle eest, et väljarendajate arvelt maha võetaks. Näiteks rahvusarvis dokumendid, milles Viru maakonna Kiikla valla valitsus pöördus 22. mail 1871 Eestimaa kuberneri poole palvega, et 1870. aastal Stavropoli kubermangu lahkunud 17 valla liiget valla elanike revisjonist 1870. aasta seisuga maha arvestataks. Vallavalitsus kirjutas, et 1870. aasta suvel küsis allataguse Adra kohtunik Kiikla valla valitsusel vabastustunnistusi ja valitsus andis need Adra kohtunikule. 1871. aasta märtsikuus küsiti uuesti vabastustunnistusi ja vallavalitsus andis need jällegi Adra kohtuniku. Sellest hoolimalik ei ole need Kiikla valla revisjonist vähe arvatud ja vaid
vald peab endiselt tasuma nende eest 50 rubla 37 kopikat hingemaksu. Ühtlasi märkis vallavalitsus, et väljarändajate hulgas oli ka neid, kes pidid nekroti liisku võtma, mis nüüd teiste peale langes. Kirjale oli lisatud Stavropoli kubermangu läinud meeshingede nimekiri. Tundus, et sellest Kiikla vallavalitsuse kirjast kubernerile oli kasu, sest 31. juulil 1871. aastal teatas Eestimaa kroonu palat kubermangu valitsusel, et 12 meeshinge sellest nimekirjast on 1871. aasta juunis Stavropoli kubermangust Kasinkas juba arvele võetud ja lisas, et ülejäänud 5 kohta pole menetlused algatatud. Alates 1816. aastast võeti Eestimaa kubermangust nekroteid liisu tõmbamise teel. Aluseks võeti Hingerovisjoni põhjal koostatud liisu nimekirjad, kuhu oli kantud kõik nekroti kohustluste alla kuuluvad mehed. Liisualused, kes numbri järgi pidid nekrotiks minema, võisid palgata endale asendaja ehk talupojad, kes arvasid, et takistusi nende ümberasumiseks seavad kohalikud mõisnikud ja nende pooldajad Peterburis ja kui nad vaatamata kõigele pääsevad nende juurest ja jõuavad Kaukaasia maale, siis seal võimud täidavad hea keisri korraldusi, kes soovib neile maad ja toetusi sisseseadmiseks anda. Kuid koha peal selgus, et Stavropoli kubermang ja Kaukaasia asevalitsuses ei oodanud sinna puruvaeseid talupoegi, kes ise ennast ülal pidada ei suuda. Kuna talupoegade olukord oli väga armetu, siis ei jäänud võimudel halvima ärahoidmiseks midagi muud üle, kui otsida võimalust neile abi laenu näol pakkuma. Kaukaasia asevalitseja ise pidi paluma kõigepealt luba eestlaste laenu andmiseks kõrgemad seisvatel võimudelt. Kuid selleks oli vaja talupoegade koduvallast vabastustunnistusi, mis sai järgmiseks takistuseks. Maa- ja veeküsimused saavad olema peamised teemad järgmistest loengutest, nagu ka erinevate Eesti kogukondade omavahelised suhted ja suhted Stavropoli kubermangu valitsusega. Järgmises loengus vaatame ka seda, kust olid need pered, kes 1869-1870 aastal Kasinka allmäele jõudsid ja millised olid need pered ja kuidas sündmused edasi arenesid. Tänan vaatamast ja jätke ikka loengu juurde ka oma kommentaarid ja kui on küsimused ja järgmise korrani.